Vana ja graffitiga üles soditud Lilleküla raudteetunnel Kristiine keskuse taga, kust igapäevaselt käivad läbi tuhanded linlased, tehakse viimaks korda. Tunneli seintel hakkavad varsti graffiti asemel ilutsema veidi esteetilisemad kunstiteosed, millede loomisel kasutatakse kohalike kooliõpilaste ideid. Kõigepealt me soovime selle tunneli siin sees üle värvida selleks, et mitmed sodimised siin kaoksid. Samuti Kristiine gümnaasiumi õpilased koostavad kavandid, kuidas ja millised võiksid olla tulevikus need kunstiteosed, mis siin tunneli seintel on. Septembrikuuks peaks tunnel uuenenud kujul avatud olema. Seda, milline ideekavand otsustatakse seintel teostada, saab välja valitud maikuu lõpuks. Praegusel hetkel oleme ikkagi öelnud nii, et tehakse konkurss ja konkursi käigus valitakse välja üks parim, aga see, mis lõpuks tuleb, eks me saa näha, kui on ikkagi mitu head, no siis on võib-olla kahju kõrvale jätta ja valida ainult üks nendest ja me loodame ikkagi sealt saada väga huvitavaid lahendusi. Linlased on kevade jooksul ka korduvalt kaevanud, et tunnelis on vahel lausa käia ohtlik. Nimelt tihti jalgratturid kimavad sealt läbi ja nii on ka mõnedki kergemad õnnetused juhtunud. Paraku ratturitele paigaldatud sildid pole seni ka eriti vilja kandnud, sest needki on graffitiga üle soditud. Need sildid vahetatakse uute vastu ja me loodame, et seekord graffitivennad ka austavad meie panust. Kogemus näitab seda, et kui seintel on ikkagi noorte poolt ja kogukonna poolt korralik kunst kaetud, siis vast sodijad seda nii lihtsalt ei tule ümber tegema. Linnaosa vanema sõnul ei ole välistatud, et sügisel paigaldatakse tunnelisse ka valvekaamerad.